Putin kaalub nüüd suurt eskalatsiooni, sest tema 3-päevane sõjaline erioperatsioon on kohutavalt läbi kukkumas. USA luureandmete kohaselt võib see eskalatsioon toimuda NATO riigi vastu suunatud rünnakuna. Aga kui küsida Kremlis ametniku käest, siis ta ütleb, et Putin võib isegi kaaluda taktikalise tuumarelva kasutamist, et päästa oma kaotavat sõda. Nii et see võibki olla tõeline põhjus, miks CIA direktor salaja Moskvasse lendas, et Kremlit hoiatada. Ärge isegi mõelge selle peale. Lähme siis selle kõige juurde. Meil on nüüd palju rohkem teavet selle kohtumise kohta, mis meil oli vaid 2 päeva tagasi. Kui sa sellest ilma jäid, siis teisipäeval tegi CIA direktor John Ratcliffe salajase reisi otse Moskvasse, veetis seal umbes 8,5 tundi ning lendas siis oma lennukiga tagasi. Põhjus, miks see salajane visiit nii palju häirekellasid helisema pani, oli see, et viimati käis CIA direktor Moskvas 2021 aasta novembris. Toll korral üritas ta veenda Putinit Ukrainat mitte ründama. Ta ütles talle, et kuule, see oleks kohutav idee nii Venemaa majanduse, sõjaväe kui ka muidugi Kremli enda jaoks. Aga ma arvan, et me kõik teame, mis edasi juhtus. Sellest hoolimata oli see visiit väga oluline, nii et kui veel üks CIA direktor läheb otse Putini ukse taha, hakkavad kõik tähelepanu pöörama. Kõige levinum spekulatsioon oli, et Putin plaanib rünnakut NATO vastu ja me jõuame selle spekulatsioonini, sest Ameerika pool on kinnitanud palju rohkem infot, kui võiks arvata. Aga kõigepealt vaatame, mida Kremli ametnikud ise ütlevad. Meil on tegelikult haruldane intervjuu, kus Kremlile lähedased inimesed räägivad Bloombergile, Ameerika uudistekanalile ja selgitavad täpselt, mida Putin mõtleb. Ma tahan teile tõesti näidata, millest nad räägivad. Selle raporti kohaselt valmistub Venemaa suurendama rünnakuid Ukraina vastu pärast seda, kui on jõutud järeldusele, et rahulepingu läbirääkimised on ummikusse jooksnud. Seda kinnitavad 3 Kremlile lähedast inimest, kes mingil põhjusel rääkisid Bloombergile anonüümselt. Pidage selle viimast detaili meeles, sest see on oluline, arvestades, mida nad kohe ütlevad. Igatahes nende sõnul kaalub Venemaa võimsate tavapäraste ballistiliste raketirünnakute intensiivistamist Kiievis, sealhulgas pealinna keskuses, samuti infrastruktuuri sihtmärkide ründamist teistes Ukraina linnades. Seda kinnitas tegelikult ka Putin ise möödunud nädalavahetusel Venemaa riigi televisioonis. Kuulake, mida ta ütles, eriti kui ta räägib Ukraina rünnakutest Venemaa Amazoni ehk Wildberriesi ja Ozoni vastu. Kuulake. Kiievi režiim on seadnud endale eesmärgiks kahjustada meie majandust. Mida nad on teinud? See on ise selle Pandora laeka avanud. Siis saate vastuse, mis on suunatud teie kõige haavatavamatele majandussektoritele, mis ausalt öeldes on juba niigi kokku kukkumas. See kehtib muide ka põllumajandustoodangu kohta, mille ekspordist saab Kiievi režiim oma peamise tulu. Meile edastatud ettepanekud on mõnikord, leebelt öeldes, kummalised ja vastuvõetamatud. Oleme alati valmis rahudialoogiks, kuid ainult kohapealse olukorra põhjal. Lisaks sellele ütlesid need Moskva ametnikud Bloombergile veel midagi. Nad ütlesid, et Moskva peab Ukraina rünnakuid, see tähendab rünnakuid Venemaa taristu ja rafineerimistehaste vastu, üha enam NATO riikide rünnakuteks. Ja miks siis nii? Sellepärast, et Venemaa sõnul varustavad NATO liikmed Kiievit relvade ja loomulikult ka luureandmetega. Nüüd, siin tahaksin ma korraks peatuda ja midagi selgitada. Muidugi, keegi ei eita, et NATO aitab Ukrainat, kuid pidage meeles, et täpselt sama asi toimub ka teisel poolel. Iraan varustab Venemaa droonide komponentidega. Iraan aitas tegelikult Venemaal ehitada droonitehaseid oma enda territooriumile, et Venemaa saaks jätkuvalt toota üha rohkem Shahedi droone. Lisaks sellele varustab Iraan neid ka rakettidega. Põhja-Korea varustab Venemaad rakettidega. Põhja-Korea saadab ka miljoneid ja miljoneid suurtükimürske. Ja nüüd on meil Põhja-Korea sõdurid Venemaa pinnal, kes soovivad sellesse sõtta astuda. Samuti on Põhja-Korea sõdurid need, kes tulistavad Põhja-Korea rakette Ukrainasse. See tähendab, et Põhja-Korea sõdurid sihivad Ukraina linnu, sest Putin kutsus nad Euroopa sõtta. Ja muidugi, ärgem unustagem Hiinat. Hiina on aidanud Venemaal kõiki neid sanktsioone vältida. Hiina on aidanud Venemaad satelliidipiltidega. Kui Hiina satelliite ei oleks, oleks Ukrainal tohutu eelis võrreldes sellega, millistele piltidele Venemaal on ligipääs. See on midagi, mida ma sain teada alles paar päeva tagasi ja see on šokeeriv, aga las ma näitan sulle täpselt, mida ma mõtlen, sest on hullumeelne, et me sellele tähelepanu ei pööra. See on näide satelliidipildist, mille parim Vene satelliit suudab teha. Selle eraldusvõime on umbes 1,5 meetrit piksli kohta. Iga selle pildi piksel katab umbes 1,5 meetrit territooriumi.
See ei ole halb, aga on selgelt näha, et see ei ole nii detailne kui sooviks. Nüüd vaadake satelliidipilte, millele Ukrainal on ligipääs, sest neil on ligipääs Ameerika satelliitidele, Ameerika valitsuse satelliidid, erasektori ettevõtete satelliidid ja loomulikult saavad nad kasutada ka kõiki Euroopa satelliite, olgu need siis eraettevõtete või ametlikud valitsuse satelliidid. See tähendab, et Ukrainal on tohutu eelis. Nii et ukrainlased saavad seda pilti näha. See on täpselt sama koht, lihtsalt pildistatud resolutsiooniga, mille Ameerika satelliit suudab saavutada. Ameerika satelliit parim neist suudab minna kuni 30 sentimeetrini piksli kohta. Väga selgelt on näha, kui palju detailsem see on. Sa võid sõna otseses mõttes parkimisplatsil autosid kokku lugeda. Ja see on üsna oluline. Ja las ma selgitan, miks see oluline on. Sest oletame, et ukrainlased jälgivad mingit peidupaika või juhtimiskeskust Venemaa seeseks. Nii et see on rindele üsna lähedal. Nad jälgivad seda Vene kontrolli all oleval alal. Ja nad näevad, et sinna sõidab auto, nad teavad, et hei, seal on Vene komandör või Vene sõdur, kuidas oleks, kui saadaksime sinna drooni. Sellepärast on selline satelliidipilt väga kasulik. Selle kohta tuleb meil varsti video, nii et kindlasti telli kanal. Aga see detail aitab Ukrainal põhimõtteliselt suurendada sihtmärkide arvu, mida nad suudavad tabada. Nad saavad olla täpsemad. Nad saavad reageerida kiiremini. Ja kui juba ajast räägime, siis muide, Ukrainal on nüüd võimalik saada selline pilt kätte 15 minutiga. Nii et kui satelliit just maa kohal liigub, teeb ta pildi. 15 minuti pärast saab rindel olev sõdur selle pildi oma tahvelarvutisse ja saab selle info põhjal otsuseid teha. Ja oletame, et ta tahab rohkem infot. Ta saab satelliidile öelda, et see teeks selle pildi uuesti näiteks tunni aja pärast. See on tohutu eelis, millest ma varem pole rääkinud. Ma pole näinud, et paljud inimesed sellest räägiksid, aga see muudab mängu täielikult. Kuid Hiina aitab Venemaal sammu pidada, ärme seda unusta. Aga igatahes, ma kaldun teemast kõrvale. Tulgem siis tagasi meie Kremli ametnike juurde, sest nad toovad välja ühe asja, mida Venemaa on juba väga kaua rõhutanud. Venemaa ütleb, et Ukraina on seda sõda meie vastu juba väga pikka aega eskaleerinud. Ukraina on sihtinud meie naftatöötlemistehaseid, meie kütusevarude ladusid. Nad on sihtinud nüüd ka meie laoruume ja isegi rünnanud meie laevu Mustal merel. Ja selle tõttu ütlevad need ametnikud, et Kreml võiks kaaluda selle sõja eskaleerimist taktikaliste tuumarelvade tasemele. Nii et Putin võib arutada, et võib-olla peab ta tegema midagi drastilist, et näidata oma rahvale, et tal on endiselt olukord kontrolli all. Just see ongi täpselt põhjus, miks ma tahtsin, et te selle olulise punkti alguses meelde jätaksite. See on artikkel, intervjuu, mis tuleb otse inimestelt, kes on Kremlile lähedal. Ma olen üsna kindel, et Putin lasi selle ise lekitada, sest see artikkel ilmus kohe pärast seda, kui Ratcliffe käis Moskvas ja andis Putinile hoiatuse, et ta seda sõda ei eskaleeriks. Nii et Putin tahtis, et kõik muretseksid tuumarelva ähvarduste pärast. Seda on ta teinud iga kord, kui ta on tundnud survet. Teate küll, kui Ukrainale pidi antama raketid, ütles ta, et Venemaa kasutab tuumarelvi. Kui Ukrainale pidi antama tankid, ütles ta, et Venemaa kasutab tuumarelvi. Iga kord, kui Ukraina saab mingit uut relvastust või eelise rindel, pöördub Venemaa alati tuumarelva ähvarduste poole. See on oluline meeles pidada, sest me kõik teame, et Hiina pole andnud Putinile luba kasutada selles sõjas tuumarelva. Ja selles on Hiina olnud kindel alates sõja algusest. Ja sellest räägime kohe lähemalt. Aga enne seda vaatame täpselt üle, mida Ratcliffe ütles Putinile ja tema ametnikele, kellega Ratcliffe isiklikult kohtus, sest see on kindlasti midagi šokeerivat. Ja lisaks sellele on meil tegelikult see teave olemas Ameerika poolelt. Meil on see teave USA ametnikelt, kes rääkisid meediaga pärast Ratcliffe'i tagasitulekut. Nagu te teate, ei ole Venemaa eriti rahul kogu selle tõega, mis selles sõjas avalikuks saab. Sellepärast saimegi hiljuti teate, et käimas on Vene mõjutusoperatsioon, mis püüab teiesuguseid inimesi mõjutada tehisintellekti abil. Nad kasutavad ChatGPT-d, et lugusid välja mõelda ja siis tahavad, et kõik neid lugusid usuksid või lihtsalt üldse mitte midagi ei usuks. Näete, propaganda eesmärk ei ole tingimata panna inimesi Venemaa versiooni uskuma. Näiteks Venemaa ei taha, et te oleksite Venemaa poolel. Venemaa tahab lihtsalt, et te loobuksite. Venemaa tahab muuta asjad nii keeruliseks, et inimesed väsivad ära ja lõpetavad kõige uskumise. See ongi peamine eesmärk. Aga kahjuks väikese Vladimiri jaoks oleme meie siin ja tahame just sellele vastu astuda. Me tahame tõde avalikkuse ette tuua ja Vene propaganda vastu võidelda. Kui sa saad võtta vaid 1 sekundi ja aidata meid meie teekonnal vajutades allorevale tellimisnupule, siis see tõesti muudab palju. See aitab algoritmil meid rohkem soovitada ja see tähendab, et me saame jõuda rohkemate inimesteni. Nüüd räägime täpsemalt sellest, mida Ameerika ametnikud selle Ratcliffe'i visiidi kohta ütlevad. Praegu on 2 erinevat versiooni ja mõlemad võivad olla tõesed, aga vaatame need mõlemad ükshaaval läbi. Kõigepealt on meil Wall Street Journali raport. Vaatame, mida see raport ütleb. Selle kohaselt oli see ootamatu visiit selleks, et anda Venemaale hoiatus. Ärge rünnake NATO riike. Ja see on nende inimeste sõnul, keda on visiidi üksikasjadest teavitatud pärast seda, kui Ratcliffe naasis Ameerika Ühendriikidesse.
Raportis öeldakse, et USA ametnikud on mures, et Putin, keda survestatakse ühelt poolt Ukrainas ja teiselt poolt on ta surve all ka kodumaal Venemaal. Ja selle tõttu võib ta alustada rünnakut, mis ulatub küberrünnakust kuni piiratud maismaa sissetungini kõige tõenäolisemalt mõne Balti riigi vastu. Seejärel tahab ta seda rünnakut kuidagi kasutada, et veenda Vene avalikkust, et Venemaad rünnatakse. Ja saada mingisugune mobilisatsioonikäsk või tekitada lipu ümber koondumise efekt, kus Vene rahvas hakkab teda taas toetama ja toetama sõda, mida ta kaotab. Kui ta saab selle sõja jaoks rohkem toetust Vene rahvalt, siis saab ta pühendada sõjale rohkem ressursse, et loodetavasti olukorda muuta. See on vähemalt tema lootus, see on plaan. Nüüd usub Putin samuti, et see võib olla sobiv aeg midagi sellist proovida, sest Iraani sõja tõttu on kriitilise tähtsusega lääne laskemoona nappus. Nii et ta tahab seda võimalust ära kasutada, mis on tekkinud. Kindlasti arvasid paljud, et see oligi vastus, see oligi visiidi põhjus. Aga oluline on meeles pidada, et see on vaid üks seletus. Loomulikult on see vaid üks seletus. Ja see on seletus, mida kõik justkui ootasid. Kuigi keegi ei teadnud, millest kohtumisel räägiti, ütlesid kõik, et see on kõige tõenäolisem põhjus. Hiljem küsiti selle kohta ka Venemaalt. Ilmus Wall Street Journali raport. Ja vaadake, mida ütleb Kremli pressiesindaja. See on Dmitri Peskov. Varem teatas Wall Street Journal, viidates USA luureandmetele, et Venemaa võib väidetavalt lähiaastatel alustada piiratud rünnakut mõne NATO liikmesriigi vastu. Täna väidab väljaanne, et CIA direktor võis sõita Moskvasse just selleks, et hoiatada Vene võime selliste tegude eest. Kas Moskva peab neid väljaandeid USA administratsiooni katseks kunstlikult Venemaa ohtu üles puhuda, et õigustada NATO kaitse-eelarvete suurendamist? Ja süüdistuste taustal NATO vastu rünnaku kavandamises, kas Venemaa leiab, et lääs pole suutnud objektiivselt mõista Venemaa uuendatud tuumadoktriini ja selle strateegilist heidutusväärtust? Te olete siin kõik ühte patta pannud. Te olete siin kõik ühte patta pannud. Praegu avaldatakse palju selliseid hirmujutte. Loomulikult pole sellel tegelikkusega mingit pistmist ega kajasta see ka Venemaa Föderatsiooni kavatsusi. Venemaa Föderatsioon jätkab sõjalist erioperatsiooni. Kuigi ta eelistaks oma eesmärke saavutada rahumeelsel teel, kuid selleks võimaluse puudumisel jätkab ta sõjalist erioperatsiooni, et tagada oma julgeolek ja huvid Ukraina ümber toimuva konflikti tingimustes. Julgeolekut ja oma huve Ukraina ümber toimuva konflikti kontekstis. Samal ajal Venemaa Föderatsioon. Samal ajal seisab Venemaa Föderatsioon silmitsi Euroopa riikide poolt tema vastu suunatud äärmiselt agressiivse poliitikaga. Ja jaafleksioon pärineb just Euroopa riikidest. Kõik vastupidised väited on tegelikkuse moonutamine ja pelgalt meediapettused, mitte midagi enamat. Selliste ajalehepartiidena, mitte midagi enamat. Nüüd muidugi loomulikult ta hakkab seda eitama. Isegi kui Venemaa tahaks seda teha, mis jällegi võib-olla nad ei taha seda teha, aga isegi kui nad tahaksid, siis ei tule Kreml ise välja ja tunnista seda ega avalda oma plaane. Ja see on oluline punkt, sest just nii käitus Venemaa enne 2022 aasta sissetungi alustamist. Vaadake seda näidet. See oli Venemaa suursaadiku sõnum vaid 2 või 4 päeva enne seda, kui Vladimir Putin alustas oma sissetungi. Ja Venemaa ütles avalikult, et Venemaal ei ole plaanis Ukrainasse tungida ja nad ei kavatse seda kunagi teha. Nii et isegi kui nad kavatsevad praegu midagi sellist teha, ei saa me loomulikult oodata, et Venemaa pressiesindaja lihtsalt tuleb välja ja tunnistab seda. Aga pidage meeles, see oli vaid üks seletus. On veel üks seletus, mis on ilmunud ajalehes New York Times. Ja see on samuti huvitav seletus. Vaatame ka seda lähemalt. Selle raporti kohaselt sõitis CIA direktor Moskvasse, et jagada oma sünget hinnangut Venemaa-Ukraina vastase sõja seisukohta ning veenda Venemaad survestama Putinit kokkuleppele jõudma. Põhimõtteliselt öeldes, kuulge, pidage läbirääkimisi enne, kui teie sõjaline ja majanduslik olukord veelgi halveneb. See on küll võimalik, kuid tundub ebatõenäoline. Sest sellise sõnumi oleksid Ameerika Ühendriigid võinud lihtsalt e-kirjaga saata. Teate küll seda nalja, et mõni koosolek oleks võinud olla lihtsalt e-kiri. Mul on tunne, et see koosolek oleks võinud olla e-kiri. Ja siit tahan ma tagasi minna aastasse 2021, kui toonane CIA direktor William Burns käis Moskvas. Ja kui ta tagasi tuli, siis nüüd on meil nii palju aega möödaseks. Sellest on möödas juba 4 aastat. Ta on selles kohtumises palju rääkinud. Ja üks selle kohtumise eesmärkidest oli öelda Vene ametnikele ja Putinile, et kuulge, me teame, et teil on see plaan.
Me teame, et te, kuidas öeldagi, koondate vägesid piiri äärde, et Ukrainasse tungida. Ja eesmärk oli neile teada anda, et kuulge, me teame kõiki neid plaane ja vaadata, kuidas nad reageerivad. Ta tahtis näha, kuidas Vene ametnikud reageerivad, kuidas Putin reageerib. Kahjuks ei saanud ta aga kunagi tegelikult Putiniga kohtuda. Ja sama on praegu ka Ratcliffe'iga. Tema ei saanud kunagi Putiniga kohtuda. Ta kohtus ainult Venemaa luurejuhtidega. Ta kohtus minu teada FSB juhiga ja SVR juhiga. SVR on nagu Venemaa vaste CIA-le. Nad tegutsevad lihtsalt välismaal. Ja FSB on nagu Venemaa versioon FBI-st, aga mitte täpselt, sest FSB tegutseb samuti välismaal. Nii hoiabki Putin kõigi kontrolli all, andes neile kattuvad vastutusalad. Nii et kellelgi pole täielikku kontrolli ega saa tegutseda salaja. Aga see on juba teise video teema, kuidas Putin võimul püsib. Aga siiski, selle kohtumise eesmärk on rääkida Venemaale midagi, mida nad salaja plaanivad ja siis hinnata reaktsiooni. Kuidas nad reageerivad? Just nii nad tegidki 2021 aastal. Ja ma arvan, et see oli ka praegu eesmärk. Nii et isegi kui see on midagi, millest nad ilmselt rääkisid, on ebatõenäoline, et ainult Venemaa sünge hinnangu arutamine oli ainus põhjus, miks CIA direktor Kremlisse läks, sest see oli üsna oluline reis. Esimest korda pärast selle sõja algust nii kõrgel tasemel inimene läks otse Moskvasse. See oli kindlasti suur asi. Ja tundub, et see on liiga väike asi, et sellest silmast silma rääkida. Pidi olema midagi enamat. Ja teine osa loost, mis nagu ei tundu loogiline, on see, et Putini vaatenurgast ei huvita teda sõjalised kulud. Teda ei huvita ka majanduslikud kulud. Ainus asi, mis teda huvitab, on see, et tema võimuhaare püsiks endiselt tugev. Ja ma arvan, et pärast septembris toimuvat valimist on tal ilmselt rohkem enesekindlust, et tal on riigi üle hea kontroll ja ta tõenäoliselt eskaleerib olukorda. Mitte sellepärast, et Vene rahvas teda tegelikult tugevalt toetaks. See on sellepärast, et ta vangistab kõik opositsiooniliidrid, keda ta kardab. Lihtsalt tegelikku konkurentsi ei ole. Nii et tema partei ilmselt võidab suure ülekaaluga. Ja jällegi, see ei tähenda, et see lugu ei vasta tõele, ma lihtsalt ütlen, et see ei ole kogu lugu. Ma olen kindel, et Ratcliffe räägib Venemaa raskustest, eks? Sellest on ka CIA direktor ise väga avalikult rääkinud. Tegelikult jagas ta alles eelmisel kuul avalikult infot, et Vene sõdur elab rindel keskmiselt vaid umbes 35 minutit. See on lihtsalt hull statistika. Kuulake ise. Maja luur on kooskõlas mõne avalikest allikatest pärit infoga, mida te võisite Ukrainas näha. Nii et praegu hinnatakse Venemaa värvatute keskmiseks eluajaks Ukrainas lahinguväljal saabudes 20–30 minutit. 20–30 minutit. Ja see on sellepärast, ja tehisintellektiga droonidest on saanud nii spetsialiseeritud ja odavad tapamasinad. Seetõttu ongi vähem võimas jõud 4,5 aastat hiljem suutnud Venemaa ülekaalukale jõule Ukrainas vastu seista. Nende edasitungi tempo on peatunud, kuna Ukraina valdab hästi uusi tehnoloogiaid. Ja antud juhul droonisõjaga, asümmeetrilise sõjapidamisega on nii suur võrdsustaja. Lisaks sellele faktile jagas ta Venemaaga ka infot, et Venemaa on viimase 18 kuu jooksul saanud enda kontrolli alla umbes 1% Ukraina territooriumist. Ja selle saavutamiseks on Venemaa kandnud 100 000 kaotusi. Ja sellepärast ta sisuliselt ütleski neile viisakalt, et kuulge, leppige praegu kokku. Ja on palju Euroopa liidreid, kes usuvad, et praegu on võimaluste aken, kus Venemaal on raskusi ja võib-olla oleks Putin valmis kokkuleppeks. Aga minu arvates tundub see lihtsalt ebatõenäoline, tead. Nüüd, pärast seda, kui Ratcliffe tagasi tuli, tegi president Trump ise selle kohtumise kohta ühe kommentaari ja seda tahaksin ma teiega jagada. Aga enne seda tahan ma teiega jagada üht huvitavat fakti, või lõbusat fakti, ja see on tegelikult hullumeelne. Me vaatame põhimõtteliselt üle, milline aasta on CIA direktoril seni olnud. Ja iga kord, kui ma ütlen direktor, meenub mulle see sari Must nimekiri. Ma olen kindel, et mõned teist on seda näinud. Aga siiski, las ma näitan teile, milline aasta tal seni selles hullumeelses maailmas või vähemalt hullumeelses 2026 aastal olnud on. Nii et jaanuaris, kohe kui jaanuar algas, ma arvan, et esimesel või teisel nädalal läks Ratcliffe Venezuelas, saades esimeseks kabineti tasemel ametnikuks, kes külastas seda riiki pärast USA operatsiooni, mille käigus tabati Vene diktaator Nicolás Maduro. Ja pärast seda mais reisis ta Kuubale, andes Kuuba juhtidele sünge hinnangu Kuuba majanduse kohta ja öeldes neile põhimõtteliselt, kuulge, te ilmselt ei kesta selles olukorras väga kaua. Nii et äkki te võiksid loobuda poliitilisest repressioonist ja sellest kommunistlikust jamast, mida te olete teinud. Muide, siin on veel üks naljakas lugu. Isegi enne, kui USA
blokaad algas, nii et eelmisel aastal või ma arvan, et 2 aastat tagasi, kui Kuuba elektrivõrk oli kokku varisemas ja nad pöördusid abi saamiseks Hiina poole. Ja Kuuba ametnikud, kommunistlikud ametnikud läksid Hiinasse, et rääkida Hiina kommunistliku parteiga muide. Ja tead, mida Hiina kommunistlik partei neile ütles? Hiina kommunistlik partei ütles umbes nii. Kuulge, proovige natuke kapitalismi, meil töötab see väga hästi. Võib-olla peaksite teiegi seda proovima ja ehk suudate siis kõik oma probleemid lahendada. Kas pole mitte naljakas, et Hiina kommunistlik partei ütleb Kuuba kommunistlikule parteile, et kui tahate oma riigile edu saavutada, peate võib-olla kapitalismi omaks võtma? Aga siiski, tuleme tagasi Radcliffe'i juurde. Pärast seda, kui ta käis Venezuelas, läks ta Kuubale ja põhimõtteliselt hoiatas kõiki. Kuulge, teil ei lähe hästi, äkki prooviksite lihtsalt natuke viisakamalt käituda. Ja siis läks ta Venemaale ning tegi põhimõtteliselt sama asja. Venemaa majandusel ei lähe hästi. Äkki käituksite natuke tsiviliseeritumalt. Igatahes minu meelest oli see huvitav aasta ja kes teab, kuhu see edasi viib. Aga igatahes lähme tagasi Trumpi juurde. Trumpilt küsiti selle kohtumise kohta ja kuulake tema vastust. Kas ma segasin posti teel? Härra, kui te ütlete, et see on... Andke Venemaale hoiatus, et nad ei ründaks NATO territooriumi. Ma ei taha seda kommenteerida. Seda, aga nad ei kavatse rünnata. Nüüd. Tuleme tagasi selle tuumaohu juurde, millest Kreml ametnikud selle video alguses Bloombergile rääkisid. Sest ma lubasin teile, et selles loos on auk ja see auk on suur. See on Hiina. Vaadake, mida Hiina ütles vaid 6 aega tagasi seoses kogu selle asjaga. Hiina hoiatas taas Venemaad, et see ei kasutaks Ukrainas tuumarelvi. See tuli pärast seda, kui Venemaa suurendas oma tuumaähvardusi, kuna kõik läks Putini jaoks 2026 aastal valesti. Ja pange tähele, see tuli välja 6 aega tagasi. Seda on Hiina Putinile rääkinud juba alates 2022 aastast. On spekuleeritud, et kui Xi Jinping sellest sissetungist teada sai, tegi ta väga selgeks. Hiina ei saa Venemaad toetada, kui Venemaa kasutab tuumarelvi. Hiina lihtsalt ei taha seda näha. Ja Putinil lihtsalt ei ole võimalus seda sõda jätkata ilma Hiinata. Tuumarelv ei muuda seda, mis rindel toimub. Ja jällegi, see ei ole midagi, mida mina ütlen. Oleme rääkinud sellel kanalil sõjaväeametnike ja endiste veteranidega ning nemad ütlevad seda. Mul ei ole mingit sõjalist kogemust. Teate, mina ei ole õige inimene seda hindama. Aga taktikaline tuumarelv oleks pigem sõnum. See tekitab küll palju kahju, kuid see ei oleks ligilähedanegi sellele, mida oleme varem näinud. See oleks pigem sõnum, et Putin ei karda olukorda eskaleerida. Aga kui Putin saadab sellise sõnumi, siis tal ei ole enam Hiina toetust selle sõja jätkamiseks. Tal ei ole enam Hiina võimalust sanktsioonidest mööda hiilida. Ja see tähendab, et ta peaks selle sõja lõpetama. Ja seda ta ei taha, sellepärast ta kasutakski tuumarelva. Aga kui ta seda teeb, siis kaotab ta ainsa riigi, kes on teda seni vee peal hoidnud. Tegelikult on Hiina surve nii tugev, et iga kord, kui Putin mainib tuumarelvi, teeb Zelenski lihtsalt avaliku video, kus ütleb Hiinale, kuulge, pange oma mees paika. Lihtsalt hoidke oma meest kontrolli all. Seda ta põhimõtteliselt ütlebki. Kuulake, mida ta just 24. augustil ütles. Ma arvan, et see oli Ukraina iseseisvuspäev. Vaadake ise. Kui keegi paneb selga madruse vormi ja mütsi ning hääldab sõnu halvasti, rääkides tuumalöögist, peab Hiina reageerima. Peab nende indu jahutama. Hiina peab näitama, et tal on ambitsioon olla üks maailma liidritest, mitte ainult majanduslikult ja tehnoloogiliselt, vaid ka tsivilisatsioonina. Tehes selgeks, et ühelgi diktaatoril ei ole õigust ähvardada planeeti oma vanade tuumalõhkepeadega. Tead, selle loo kõige šokeerivam osa on see, et Ukraina viis just läbi oma suurima vastupealetungi alates 2023. aastast. See pühkis sisuliselt kõik selle aasta jooksul Venemaa saavutatud edusammud, samal ajal kui kaotati 100 000 sõdureid. Kuid ükski peavoolumeedia kanal tegelikult sellest ei räägi. Pole vahet kummalt poolt vaadata. New York Times ei kajasta seda uudist, vähemalt veel mitte. Ka Wall Street Journal ei kajasta seda. Ja siis on muidugi ka teine pool. Meil on Vene propagandamasiin, mis kulutab igal aastal miljardeid dollareid selleks, et levitada valesid, mida Putin tahab, et kõik usuksid. Just sellepärast me teemegi seda, mida teeme, et kajastada tõde Ukraina vaprusest ja võidelda Vene propaganda vastu. Tunnistan, et meil ei ole miljardeid dollareid nagu Vladimir Putinil, aga meil olete teie. Hiljuti käivitasime Basics Insideri. See on võimalus teil meid toetada ja saada vastu lisasisu. Saate kohe liikmeks hakata klõpsates allpool oleval liitumisnupul või minnes lehele basicsinsider.com. Las ma räägin, mida liikmeks saamine teile annab, sest see ei ole lihtsalt mingi hea tegevus. Kui te liitute, saate eksklusiivseid videoid, mida me iga päev üles laadime ja mis ei ilmu siin YouTube'is. Me süveneme palju põhjalikumalt teemadesse, mida käsitleme ja veedame rohkem aega detailidega, mis ei mahu nendesse videotesse.
Ja muidugi, mis kõige parem, toome kohale kogenud sõjaveterane nagu Chuck Farr, kes analüüsivad rindevideoid, selgitavad, mis tegelikult toimub ja eristavad fakte propagandast. See on tõesti meie tsenseerimata ja põhjalik kajastus neile, kes tahavad neist konfliktidest aru saada rohkem kui pealkirjade põhjal. Ja muidugi, olgem ausad, sinu liikmelisus aitab meid tohutult. Tegelikkus on see, et YouTube'i algoritm muutub pidevalt. Reklaamitulu tõuseb ühel päeval ja langeb järgmisel. Videoid soovitatakse sel nädalal, aga võib-olla järgmisel nädalal enam mitte, sest ütlesime midagi. Sellepärast tähendab liikmete kogukonna loomine seda, et saame jätkata iseseisva sisu tootmist, ilma et oleksime täielikult sõltuvad kõikvõimsast algoritmist. Nii et kui sulle meeldib põhjalikum analüüs ja tahad aidata meil seda tööd jätkata, saad liikmeks hakata klõpsates allpool olevat liitumisnuppu või minnes lehele Basics Insider. Meil oleks väga hea meel siin meie seas näha ja mis kõige parem, siin on lõik meie eksklusiivsest videost, kus Chuck Farr teeb oma tavapäraseid analüüse. Kuula kindlasti. Aga see oli küll hea lask mees. Üks lask ja ta sai selle kätte. Ja need on, mis tüüpi droonid need on? Need on Shahedi koopiad. Venelased kutsuvad neid geraanideks. Jah, see on kindlasti Odessa seal. Need on siis raske pommitajad? Jah, need kannavad 500 naela C4. Ma mõtlen, et see rikuks 5-korruselise hoone korralikult ära. Jah, see on korralik laskmine. Ma polnud seda näinud. Jah, seal see on. Jak 52. Täiesti õige. Tulistamine sellest lennukist. Kui kiiresti see lennuk lendab? See lendab ilmselt umbes 90 miili tunnis. Võib-olla isegi 100. Tead, sa saad sellele vastu kallutada. Kui mina oleksin piloot, ma aeglustaksin. Ma tahan lihtsalt lennuki ja sihtmärgi vahel sulgemiskiirust. Aga üks asi, mida ma märkan, piloot hoidis paarisaja jardi kaugusele, eks? See ütleb mulle, et ta saab aru, mis on plahvatusraadius ja ta teab, et tagaistmel olev mees suudab lasu teha. 2 lahedat asja kohe siin. Nii et need kutid töötavad ilmselgelt koos. See oli eelmisel nädalal. Venemaa tõi sisse hulga soomustehnikat. Ja, ma saan selle korraks sisse juhatada, Adam. Üks asi, mis siin pidevalt juhtub, on see, et sa kuuled kogu aeg Vene infiltratsioonist. Ja tavaliselt saadetakse 2, 3, 4 meest koos. Ja aeg-ajalt, umbes iga 4 nädala tagant, pannakse kokku suurem üksus. Ja seekord oli see 9 tanki, paar soomustransportööri ja umbes kompanii jagu jalaväge. Mis nüüd juhtub, on see, et mida suurema üksuse Venemaa kokku paneb, seda kiiremini Ukraina selle leiab ja droonidega hävitab. Ja just see juhtuski siin. See on Pokrovskist põhja ja ida pool. Kuidas see Okasiga soomus töötab? Vaata seda tanki. Vaata, nad ei viitsinud isegi võrki üles panna, eks. Okei, meil on sõidukis tuli, laseme siis sõiduki väliskülje pihta. Nii et venelased otsustasid umbes 50 aastat tagasi vähendada meeskonda 4-lt 3-liikmeliseks, ehk siis juht, sihtur ja sõiduki ülem. See võimaldas neil teha väiksemaid tanke, mis olid madalamad maapinna suhtes. See oli nende, tead küll, see oli nende idee. Aga selleks, et seda teha, on neil automaatlaadija, kuid see tähendab, et tankimeeskond on ilma plahvatusseinadeta. Ja siin on üks tüüp, kes sõidab mootorrattaga, ta muutub kohe astronautiks. Tankimeeskond istub laskemoona peal. Ja mitte ainult laskemoon, seal on mürsud ja siis on püssi rohukotid. Nad istuvad sõna otseses mõttes püssi rohukottide peal, sellepärast need tankid plahvatavadki. Kui sa lähed natuke tagasi ja näed seda väga ainulaadset ristmikku, kus nad olid, sa tahad neid alati vältida, sest neid on kaardil väga lihtne üles leida. See polnud lihtsalt 4 tänavat, mis kokku tulid. Seal oli 6. Seal oli ka kurv. Seda on lihtne kaardil kirjeldada, selle asukoha edasi anda ja droonid sinna saata. Nii et ma arvan, et igal juhul, kus näed, et sõidukid on peatunud, on nad need tõenäoliselt maha jätnud. Ja 38%. Jah, see luuk on seal lahti. See mees on juba plehku pannud. Kui sa adad 100 Vene sõidukit ukrainlaste vastu lahingusse, siis 38% neist jätavad Vene meeskonnad maha. Ja see number pole viimase 3-4 aasta jooksul muutunud. Nii et siin me jälle oleme. Näed seda tanki, see seisab seal. Sa tead, et see mees on ilmselgelt veel sees, aga ka nemad saavad siin kohe astronautideks edutatud. Nii et meil on siin täielik, siin on kraadi mitmik raketiheitja. Me näeme põhjust, miks venelased ei saa suuri maavägede manööverüksusi ettepoole saata. See juhtub iga kord. Tead, veel üks põhjus, miks need sõidukid nii hästi ei toimi, on see, et kütust on raske saada. Süsteem on nii korrumpeerunud, et kui keegi saab 500 gallonit diislikütust, siis nad muudavad selle 600 galloniks.
valades sinna sisse klaasipesuvedelikku, eks. Nii et kütust on lahjendatud. Kui nad saadavad selle soomuskolonni edasi, siis kuidas neid varustatakse? Kas neile üldse antakse rohkem kütust? Ei, need mehed on sisuliselt ühe otsa teel. Tead, ja asi on selles, et need Vene sõdurid ilmuvad kohale ja välja arvatud need, kes juhivad tanke, sest seda peab õppima, ei ole need mehed tegelikult sõdurid. Nad on täiesti tavalised tsiviilisikud. Ja nad ei saa aru, et neile antakse täiesti enesetapjalikke käske. Nad ei suuda mõista, et kogu see rünnakurühm hävitatakse 90 minuti või 2 tunni jooksul. Teine asi on see, jah, seal on see väga silmatorkav ristmik, millest me rääkisime. Sa kirjeldasid seda mulle. Suur vana tee tuleb kirde poolt sisse, sellel on suur kolmnurk peal, seal see on. 8-kohaline ruudukoordinaat. Ja me näeme ka lähivõtteid, aga enamik Vene sõidukeid satub just seal ristmikul tule alla. Oluline ohutusnõuanne. Väldi lahinguväljal kõike silmatorkavat. Ära varusta end 900 antenniga. Ära lehvita lippu. Ära pane sulge mütsi külge. Olgu, siin on mõned mehed. Jah, see oli siis ema universaalauto kellelegi, kes elab Donbassis. Nad lihtsalt peatavad sind teetõkkes. Nad võtavad su asjad ära. Nad võtavad isegi toidukaubad, mis sul autos on, ja sa pead jalgsi edasi minema. Väga kehv lugu. Mis sa arvad, kui suur on tõenäosus, et see tank lihtsalt jäi kütusest tühjaks ja sellepärast nad selle maha jätsid? Ma arvan, et see on täiesti võimalik. Või siis oli kütust solgitud. Või nagu ma ütlesin, need kutid kas teatasid raadiosse, et tank jäi seisma või ei öelnud midagi ja lihtsalt tulid tankist välja. Kui mina oleksin nende asemel, siis ma oleksin seal puu all. Ma oleksin seal loote asendis ja hoiaksin juurepalli ümbert kinni. Aga nagu ma ütlesin, 38%. Nii et motivatsioon on 0. Lahinguvõime on 0. Ja tead, see on lihtsalt viimane juhtum. Umbes aasta tagasi toimus üks sündmus Kupjanskist lõunas. Kui soovid selle video ülejäänud osa ja rohkem selliseid videoid vaadata, võid minna Basics Insiderisse või klõpsata allpool olevale liitumisnupule.